Tere. Tere. Aleksander, ole hea. Aleksander, ole hea, registreeri ka siia. Kellaaeg. Nii, austatud Setomaa vallavolikogu liikmed, kell on saanud 3, alustame Setomaa vallavolikogu istungiga, et vabandused kõigepealt Luhamaa elanike ees ja Luhamaa piirkonna ees, et nüüd üle pika aja jõudsime siia, nii nagu eelmisel volikogu istungil me otsustasime, et kahjuks on mitu korda teie oma edasi läinud. Kohal on 14 vallavolikogu liiget, puudub Einar Oinak, kes on teatanud kahjuks et ta ei saa osaleda. Meie istungist tehakse ka veebiülekanne ja kohal on vallavalitsuse liikmed Raul Kudre, Leie Hääl ja Eerika Joonas ja külalistena Viljo Randoja, Margeri Roosimaa ja Aleksander Sven Esse ja Martin Sulp. Meil on ette valmistatud 15-punktiline päevakord. Kas kellelgi on päevakorra osas ettepanekuid? Kui ei ole, siis panen kinnitamisele 15-punktilise ekraanile kuvatud päevakorra. Kes on selle päevakorra poolt, palun käetõstmisega märku anda. Aitäh, kõik ühehäälselt poolt, 14 poolt, seega on päevakord kinnitatud. Ennem kui asume päevakorrapunktide juurde, kahjuks et Einarit ei ole, aga Einaril oli sünnipäev siin maikuus ja soovime talle, tema kingitus jääb siia ootama, soovime talle siis kõike head sinna koju ja ma arvan, et aplausi on ta ikka ära teeninud. Nii, päevakorra esimene punkt, vallavalitsuse infominutid. Ettekandeks palun sõna Raul Kudre. Nii, hea volikogu, külalised, vallavalitsus, et sellel kuul siis teist korda saame kokku ja siis ülevaade, et mis vahepeal juhtunud on. No eelarve osas jällegi need lühinumbrid, et eelarvekomisjon käis koos, sai pikema ülevaate, kuidas eelarvel nagu läinud on, aga ikkagi nagu põhinumbrid on siin laua peal või ekraani peal, et tulusi on siis meil 40,92% laekunud ja 7,1 miljonist siis 2,9 miljonit. Kulud on siis 6,9, planeeritust 6,9 miljonist 2,3 miljonit, see teeb 33,30% ja põhitegevuse tulem on meil praegu nagu positiivne, planeeritus positiivsem, siis praegu on siis 605 000. No see on tavaliselt ka kogu aeg nii, et aasta alguses ta või ütleme, et aasta keskel ta tõuseb ja siis ka kui kulutused ja tulevad nagu järgi ja ka riigipoolne raha tuleb tegelikult aasta alguse poole suurema protsendiga kui lõpus, nii et jõuda ikkagi sinna planeeritu juurde tuleb. Investeerimistegevust on siis 167 000 osas tehtud, see on 28% planeeritust. Nüüd kassapõhiselt siis tulumaksu on tänaseni nagu laekunud 1 292 910 eurot. Täna oli ka nagu see üks makse ja see teeb siis 40,19% meil planeeritust. Et et võib igasuguseid graafikuid teha, et tegelikult iga kuu peaks natuke rohkem laekuma meil, et kui 12 kuu peale jagada, aga mõned kuud on meil jällegi kõrgema laekumisega, nii et ta on nii ja naa, et tegelikult võiks natuke paremini laekuda. Eelmisel aastal samal ajal oli meil 40,2% laekunud, aga siis jällegi oli aasta lõpp oli nagu hea laekumisega, et loodame seda. Ja maamaks on siis kassapõhiselt laekunud nagu või ütleme siis eelmiselgi volikogul, et 107 000
et seal ei ole muutust. Ja likviidseid varasi on siis 730 000 meil praegu. Nii, et vallavalitsuse istungitelt oleme siin Seto Folgi korraldusmeeskonna moodustanud, oleme laagris osalemiste ja avaldusi rahuldanud, välja on kuulutatud siis Seto Tšaimaa katuse rekonstrueerimine, riigihange, see on 2 projektist nagu finantseeritud või rahad on eraldatud ja praegu sai ka projekt valmis, vaatame, mis hinnad seal tulevad. Siis ka Setomaa valla tee äärde niitmine aastateks 2024 kuni 2026, pakkumuste edukaks tunnistamine ja kõik, kes siis või mitte kõrvaldamine ja kvalifitseerimine, kõik ühes seal otsusse, et see on ka meil vastu võetud, nii et niitjad on ka olemas. Niitmisega juhtus ka see, et ühes piirkonnas visati liisku, täpselt sama hind oli. Siis ehituslubade väljastamine, olen siin mõned näited, on Päiksepark, PVC laohoone, avaliku ürituse korraldamise lubasi on antud nagu rohkem oluliselt, et siin on üritusi tulemas ja osad on ka juba pikalt ette võetud, et siis ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamine, see tähendab siis hooldekodusse nagu paigutamine. Tegelikult siin on kirjas nagu üks, aga meil on mitu neid eelnõus olnud ja on ka nagu üldhoolduse lõpetamine, aga ikka vaikselt tilgub meil tegelikult inimesi juurde üldhooldusele. See on ka koormus vallale. Siis kortermajadele toetuse andmise, toetuse mittemaksmise korraldus on vastu võetud, nii et see, mis meil on, see üks meede, siis see raha on nüüd jagatud ja kortermajadele lähevad siis, korteriühistutele lähevad ka lepingud välja. On juba siis ka tehtud külaplatside niitmise hüvitise määramist, korraldatud jäätmevast vabastamist, eluruumi üürileping on siin lõpetatud, tänukirjaga tunnustatud, on erinevad tähtpäevad olnud, oli siin muuseumis tähtpäev, leelokooridel tähtpäevad, siis ka riigihange Setomaa valla kohalike kruusateede tolmutõrje teostamine aastatel 24-25, see on siis 8 aastaks ja pakkumuse edukaks tunnistamine. Praegu tegelikult see siis juba, kuna see oli kuu alguse poole, et siis praegu juba seda tolmutõrjet teostatakse. Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise, taastamise toetamine ja konkursikomisjoni moodustamine, koolide direktor. Siin võib siis ka öelda, et tegelikult on vestlused peetud ja välja valitud direktori kandidaadiga käivad nagu läbirääkimised, et ma olen nagu hästi positiivne, et tegelikult saame lepinguni jõuda. Et kuna teemadel ring on väga lai seal ja väga, väga tõsised, siis oleme juba 2 korda nagu sellega siis ka nagu inimesega läbi rääkinud. Ja veel siin vallavalitsuse tegevustest, et 9. klasside vallavanema vastuvõtt, meil oli 20 põhikooli lõpetajat, päris mitmeid volikogu komisjone on olnud, kus siis vallavalitsuse liikmed ja siis ka töötajad ametnikud on osalenud. Siis me käisime ka peale Setomaa arengu või asjatundjate komisjoni kokku lepitud, oleme käinud rääkima siis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Setomaa programmi jätkusuutlikkuse ja või nagu sellise niinimetatud raha juurde kauplemas või taotlemas enda põhjendusi, et igal juhul jällegi nagu positiivne suhtumine, et aga vaadates nagu riigi praegu tegevusi, siis ei tea. Siis õpla, mis üle Setomaa olid muuseumite öö, koos Setomaa liiduga oli ettevõtjate koolituspäev, niisugune rohe suunda ja need
niisugune rohelise jalajälje ja mis sellest võib kasu olla ettevõtjatele. Et see oli täitsa huvitav. Setomaa halduse üldkoosolek, siis jah, siia on ka kirjutatud koolide direktori vestlused. Siis kohtusime ka HTM-iga ehk Haridus-Teadusministeeriumiga, niisugune hariduse üldised teemad ja selle juures ka gümnaasiumi tulevik. Sellest võib-olla alguses oli väga pikalt ja palju juttu, et nüüd kõikidega nagu kohtutakse kõikide omavalitsustega, aga pigem olid nad kuulaja rollis, oma suuri plaane ei avanud, et tehaksegi memod ja siis kokkuvõttes nagu ka võib-olla kujundatakse enda nagu seda poliitikaid selle juures, aga kindlasti oligi see gümnaasiumi tulevik, me rääkisime, et mis mõtted võib-olla on ka Haridus-Teadusministeeriumile, et võib-olla teha hariduskeskus Räpina aianduskoolist või Räpinasse, aga mitte midagi rohkemat, kui see ongi see nimi. Tegelikult hea oli seda kuulda, et HTM-il meile midagi ette polnud heita, sest gümnaasiumi tulemuste või tulemused on head ja ainult lapsi on vähe, nagu, et see on peamine mure. Ja ei olnudki nagu selles mõttes, ega siin ei tulnudki keegi nagu ette heitma, vaid oli niisugune arutleti siis selle nagu koolireformide ja kõige osas. Isegi jõudsime korraks ka õpetajate teemasi ja õpetajate palga asju ja kõike nagu natuke rääkida. Aga milliski ma isegi ka palusin, et kas see memo nüüd nagu, kes kirjutas üles, et nüüd kas sellest tuleb ka selline mingi kokkuvõte ja mis valda tuleb, tegelikult ei tule. Et see oli siis selline ärakuulamise ja arutelude kohtumine, aga vähemalt HTM-iga on need kohtumised tehtud. Piiriehituse infopäev oli siis Värskas, et kõige rohkem praegu puudutab siis Saatsest kuni Värska lõiku. Ma arvan, et see oli jällegi vajalik, et inimesed said infot rohkem, saadi kontakte ja see asi käib seal. Räpina haigla üldkoosolek, sellepärast Setomaa vald on ka seal nagu aktsiate omanik väikses määras. Ja siis on ka tegelikult, mis ma arvan, et on nagu väga positiivne, meil on Jaana nagu siin osalenud siis Haridus-Teadusministeeriumiga ja arutelu niinimetatud pärimuskeelte või murdekeelte võroseto õpetamise ja rahastamise teemadel, et need ei oleks enam nagu tulevikus projektipõhised, vaid need oleksid nagu pidevalt nagu rahastatud milliseski hulgas. Ja tundub, et see on ka meeldib võib-olla siis ka HTM-ile. Et siin on veel ka siis instituut meie poolt ja Võru instituut ja arenduskeskus nagu veab seda eest, et väga niisugune positiivne. Ja ka väärinduskeskuse osas hanked käivad. Minu teada ootab lepingut lammutamise, siis töövõtuleping või ootab järjekorda, et hange on läbi seal, välja on kuulutatud ka projekteerimine ja edasi lähevad ehitused ja seadmete tehnoloogia ja nii edasi. Nii et need tööd ka käivad ja minu poolt ongi kõik. Aitäh, Raul. On kellelgi vallavanemale küsimusi? Palun, Üllar. Raul, oskad öelda nüüd täpsemalt tolmutööl ja ajagraafikud, et mitmest külast inimesed on tundnud huvi, et millal see nagu lõpuks tehtud saab? No Vilja ütleb, et ma saan aru, et ütle suures laastus, et millal see võiks.
nii et nädala jooksul võiks olla valmis. Soovib veel keegi küsida? Arno, palun. Turismiobjekti nagu keegi ei ole tunne huvi, et sinna turistid tuleks. Keegi ei hoolda jälle. Ei ole vaadatud, ei ole tere tulnud meil siis need turistid. Et mis see küsimus oli? No, ei olegi nagu hooldatud. Et nagu küsid hoolduse osa? Jaa, et eks maja ümber heinakera nüüd, et turist saaks siis vaatama minna. Ju siis ei ole vaadatud minna. No see tegelikult on nagu muuseumile nagu adresseeritud, et muuseum peab ka tegelima hooldusega seal, et praeguse seisuga on, ega ma igapäevase tegevuse juures ka ei ole võimalik, et üks inimene kõike teab, aga igal juhul ei ole seal sellist tööjõudu praegu nagu olemas, et kes suudaks igapäevaselt või kuidagi seal lahti hoida seda Luikjärvet ja kui ta tuleb tellimuste peal, siis ta tuleb tellimuste peal. Ja kui ka viimases arenguplaneeringu komisjonis arutleti muuseumite kinnisvara osa nagu tulevikku, siis tegelikult räägiti ka seal väga palju Luikjärvest. Nii et jah, et tunnistan, et ega muuseumitel ei ole, ja see on juba ammu tegelikult näha, et muuseumitel ei ole jõudu Luikjärvet nagu avatuna hoida. Number 1, ta vajab väga palju investeeringuid seal ka ja tegevusi, mis seal teha, aga samas ma võin jällegi öelda, et pigem Obinitsa on ikkagi hästi töötav ja teisteski on aasta algus nagu selles mõttes nagu positiivsemalt läinud, mis eelmine aasta muuseumite osas. Aitäh. On kellelgi veel küsimusi vallavanemale? Kui ei ole, siis ma sooviks ise küsida, et meil lõppes nüüd see meie oma meede kortermajade aitamiseks, et palju üldse laekus sooviavaldusi ja kui palju see meie kortermajade ühistute hulgast üldse on, et mõtled tuleviku peale, et kuidas see huviga on? Ma ei tahaks nagu väga pikalt jällegi nagu laskuda, aga põhimõtteliselt laekus 15 või 17. 12 taotlust, osad ei soovinud, oli mingi tingimus ja paar tükki jäid välja, teised said. Toetuse summa oli kuskilgi alla 500 euro natukene ja jagasime võrdselt kõikide vahel ära, sest tööd olid suhteliselt nagu sarnaselt. Jah. Ehk tendentsina nagu võetakse kõik vastu, mis pakutakse No kõik tendents oli nii, aga üks vist ei võtnud või 2 ei võtnud, nii et jah, lühidalt siis. Aitäh. On kellelgi veel küsimusi vallavanemale? Ei ole, soovib keegi sõna võtta, repliiki öelda? Ei ole, siis aitäh, Raul. Lähme edasi päevakorrapunkti number 2 juurde. Setomaa vallavalitsuse 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandeks palun sõna Leie Hääl. Tervist, lugupeetud volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, külalised. 2023 majandusaasta konsolideeritud aruanne hõlmab siis vallavalitsuse allasutuste ja ka Setomaa halduse ning Setomaa perearsti finantstulemuste andmeid. Aasta aruanne on koostatud vastavustes Eesti finantsaruandluse standardiga. Aruande on auditeerinud audiitorbüroo ELS OÜ, vandeaudiitorid Enn Lepik ja Margit Lepik. Ja aruanne esitati meile 16. mail. 23. mail oli siis vallavalitsuses aruanne ja vallavalitsus kiitis aruande heaks ning ka samal päeval toimus revisjonikomisjoni koosolek, kus ka siis tutvustasime aruannet. Ja konsolideerimisgrupi aruanne koosneb siis 2 põhiaruandest, üks on siis tegevusaruanne, teine on raamatupidamise aruanne. Tegevusaruanne sisaldab siis 2023 aastat tehtud
asju, õigemini on vaadatud siis arengukava ja vaadatud, mida siis nagu sellel aastal ära on tehtud ja kuidas need näitajad meil siis hetkel on. Raamatupidamise aastaaruanne aga koosneb 4 põhiaruandest, milleks on siis bilanss, rahavoogude aruanne, tulemi aruanne ja eelarve täitmise aruanne. Et lühidalt ma räägiks raamatupidamise aruandest, tegevusaruandest väga palju pikalt ei puuduta, sest see on 39 lehekülge pikk ja on kõigile kättesaadav, kes tunneb huvi, siis saab seda ise veel pärast põhjalikumalt lugeda. Ja bilansi näitajad siis, et bilansi maht oli 11,43 miljonit eurot, põhivara 10,35 miljonit ja käibevara 1,08 miljonit. 2023. aastal soetati põhivara 0,80 miljoni euro eest ning põhivara amortisatsiooni arvestati 0,77 miljonit. Kohustusi on kokku siis vallal 4,03 miljonit, sellest laenukohustused 3,41 miljonit ja netovara 7,40 miljonit. Tulemi aruandest 2023 aasta konsolideerimisgrupi tulem on negatiivne 0,57 miljonit, tegevustulud kokku 7,7 miljonit, tegevuskulud 8,14 miljonit ja põhivara amortisatsioon ning ümberhindlus on 1,28 miljonit, et see summa on väga suur, sellepärast et jaanuari algul raamatupidamise kajastusi muudeti ja kanti bilansist välja kõik alla 10 000 põhivarad ja see on siis ligikaudu 400 000, mis siis see väljakandmine lisas meile siia amortisatsioonile juurde. Ja tegevustulem on siis miinus 0,44 miljonit ning finantstulud kulud 0,13 miljonit. Eelarve täitmise aruanne on siis tekkepõhine ja see kajastab siis ainult vallavalitsuse osa, siin ei ole sees siis Setomaa haldust ja perearsti. Täpsustatud eelarve oli 7,83 miljonit ja täitmine 7,3 miljonit, põhitegevuse tulud 6,84 miljonit ja põhitegevuse kulud 6,5 miljonit ning tulem 0,34 miljonit ja see oli positiivne. Ning netovõlakoormus siis aasta lõpuks oli 43,7% põhitegevuse tuludest ja likviidseid varasid aasta lõpuks oli meil siis 417 000. Et see oleks lühidalt siis majandusaasta aruande andmetest. Et kui on küsimusi, siis vastan. Aitäh, Leie kaasettekandeks. Palun sõna Margus Palu, komisjoni esimees. Ja audiitori aruandega tutvunud, kuulanud ära siis raamatupidaja ja komisjoni ettepanek on siis kinnitada majandusaasta aruande. Aitäh. On kellelgi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Palun, Arno. Kaasettekandjale küsimust. Teie seal välja saadetud selles kirjas on kirjutatud, et kõik on parimas korras, meil raamatupidamine, rahade voog tegelikult ei ole, võiks ükskord ära mainida, mis nende võlgadega saab, võla maksmata arveid on ikka hulgim, et siis ükskord võiks ära otsustada ja siis kirjutatakse pilvepiiri peale kusagile või nõutakse ikka lõpuks sisse, revisjonikomisjon ei saaks kirjutada, et meil on kõik parimas korras, ei ole meil parimas korras, maksmata arveid on ikka päris ilusti meile. Mis see küsimus oli praegu? Ongi sellest, mis sellega tehakse lõpuks. Koheldakse ebavõrdselt vallakodanikke, ühed maksavad arved, teised ei maksa arveid. Tegelikult peaks võrdseid kohta, mis ülejäänud vallakodaniku kohta ka ei käi arvete maksmine tõenäoliselt enam. Nii, ma siis võib-olla üritaks vastata.
et nõudeid... Küsimus oli muidu kaasa. Küsimus oli kaasettekanded, palun, vabandust. Kaasettekanded? Jaa, mis inimest, mul mõttes küsida. Sina ei ole seda juttu kirjutanud? Sellest oli Oleks sina kirjutanud, ma inimest. komisjonis oli sellest juttu, need ei ole nagu maha selles mõttes kantud, aga nad on raamatupidamisest siis välja viidud või kuidas täpselt oli. Et tähendab, ta ei ole nagu maha, et täiesti nulli kriitikat, et ikkagi nad on nõuded on üleval selles suhtes. Leie, saad sa raamatupidamiskeeles seda täiendada? No võtta nõuetega on niimoodi, et kõik nõuded, mis meil on, aasta jooksul hinnatakse neid ja teatud 6 kuu möödudes osa nõuetest muutub 50% ebatõenäoliseks ja kui on rohkem kui 6 kuud möödunud, siis on juba 100%. See tähendab, osad nõuded on hinnatud ebatõenäoliseks. Nüüd need pikaajalised nõuded, mis olid meil ebatõenäoliseks hinnatud, aasta lõpus vallavalitsuse korraldusega tunnistati lootusetuks ja kanti bilansist välja. Edasi peetakse nende üle arvestust bilansi väliselt ja need nõuded on edastatud kohtutäituritele ning ka võlgade sissenõudjatele. Praegu minule teadaolevalt need kohtutäiturid ja võlgade sissenõudjad tegelevad asjadega. Ühelt konkreetselt nõuded laekuvad rahad päris korralikult igakuiselt, aga on 2 suuremat, kellelt praegu tõesti midagi ei ole tulemas, sest nad oskavad oma varasid nii hästi sõna otses mõttes ümber kantida, et neil ei ole kusagilt ka kohtutäituril kinni hakata. Aitäh, on kellelgi veel küsimusi? Palun, Arno. Avaliku infot, mis on avalikult üleval, vaataks nende meie võlglasi, siis mõningad firmad on avalikult üles, et nad esitanud pretensiooni võlglastele, aga millegi pärast valla nime ei näe, et vald oleks pretensioone esitanud. Miks need ei ole avalikus registris, oskad seda kommenteerida? Ma ei oska öelda, miks ei ole siis kohtutäiturid edastanud seda infot. Teised on, aga valda ei ole. Teised on esitatud nõudeid, on näha avalikus registris. No ka vallal on nõue antud üles. Aga avalikus registris see puudub. Aitäh, on kellelgi veel küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Ei ole, aitäh, Leie. On kellelgi sõnavõtusoove? Repliiki? On teil sõnavõtusoovi või repliiki? Maari, on teil, Arno, on teil sõnavõtusoovi või repliiki? Ei ole. Aitäh. Siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 2, Setomaa vallavalitsuse 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Kes on selle otsuse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Kes on vastu? 2 on vastu. Kes on erapooletu? 1 on erapooletu. Seega on otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 3. Vallaelanike algatuse eelnõu Mikitamäe kooli tegevuse jätkumine lasteaed põhikoolina. Ettekandjaks palun sõna Aleksander Sven Esse. Aitäh võimaluse eest ettekannet teha. Austatud volikogu liikmed, olen siis siin selle nimel, et kaitsta siis Mikitamäe petitsiooni, avalikku petitsiooni seoses Mikitamäe kooli tegevuse jätkamisega. Ja see, et valla hariduselu läheb inimestele korda, näitas kui lühikese aja jooksul 2 petitsiooni said üsna palju hääli inimeste poolt. Ja kuidas seda siis nagu otsustajad menetlesid, et sellega ei saa küll rahul olla. Ja ma arvan, et selline menetlemine, mis täna nagu toimus, kus petitsioon lahendatakse peale otsuse vastuvõtmist, ei ole nagu kooskõlas ei hea haldustava ega õigusriigi põhimõtetega. Volikogu on ikkagi kohalike elanike otsustusorgan, mis tegelikult peaks arvestama nendega või vähemalt neid ära kuulama õigel ajal, mitte tagantjärgi. Täna on tegelikult selline nagu tagantjärgi menetluslik otsustamine, kuigi meil on ju sisuline otsus juba tehtud.
2 petitsiooni laekus selle lühikese aja jooksul, see näitab, et hariduselu on oluline ja inimesed tahavad selles osas nagu kaasa rääkida. Mikitamäe kooli toetuseks sai siis 113 allkirja ja Värska gümnaasiumi nime säilitamise eest andis 160 inimest oma allkirja. Üsna suur kogus allkirju. Ja mis on siis meie nagu etteheide otsustajatele? Et me nende otsuste vastuvõtmisel tegelikult ei jälginud valla kehtivad arengukava. Kui me loeme täna seda kehtivat arengukava, siis me loeme sealt Mikitamäe kooli, me loeme Meremaa põhikooli, me loeme Värska gümnaasiumit. Kõik nad säilitavad oma tegevuse. Ja nii nagu ma lugesin sellest nagu vallavalitsuse seisukohast, siis öeldakse seda, et oi, et me leidsime küll ühe lausekese sealt arengukavast, mis on, et peab olema valminud haridusmudel. Aga kas selle haridusmudeli, kas selle lause tagant loeb vallaelanik välja, et see haridusmudel on koolide likvideerimine? Tegelikult ei loe. Normaalne oleks sellisel juhul, ikkagi panna see haridusmudel avalikule väljapanekule läbi arengukava muutmise ja siis saavutada see konsensus, milline see haridusvõrk tulevikus välja peaks nägema. Aga seda kahjuks volikogu ei teinud. Ja see, et volikogu otsused peavad olema kooskõlas kehtiva arengukavaga, on tegelikult ka toetanud kohtupraktika. Analoogilistes koolide sulgemise vaidlustes on kohus osundanud, et kohalik omavalitsus peab jälgima kehtivat arengukava. Kuna see annab elanikele nii praegustele ka tulevastele sellise kindluse teatud asutuste tegevuse jätkamise osas. Nad saavad sealt teavet, et Setomaal jätkavad 3 eraldi kooli. Aga paraku seda nagu reformi käigus nüüd muudeti. Samamoodi on selle teise petitsiooniga, mis puudutas ainult nime. Isegi nime osas ei suutnud volikogu ega otsustajad pidada dialoogi inimestega. Ja seda kummalist situatsiooni veel täna selline nagu volikogu toimumiskoht, mis on sisuliselt kõige kaugemas nurgas Setomaal, mis võtab nii võimaluse ära, mitte sellel viimasel huvilisel, kes oleks võib-olla tahtnud kuulama tulla, kes oleks võib-olla tahtnud midagi sõna sekka öelda sellele küsimusele. Nüüd siia kaugele ei tule lihtsalt. Volikogu nagu kardaks oma inimesi. Ja teine asi, kui me võtame seda haridusvõrgu korrastamist, siis tegelikult ei ole nagu läbi viidud ega teostatud mitte ühtegi sotsiaalmajanduslikku analüüsi, mitte ühtegi numbrilist arvestust. Lugesin vallavalitsuse seisukohta, kus vald ütleb, et meil on tegelikult tehtud arvestus, aga selle me tegime kooli koosseisuse kinnitamise raames. Lugesin seda otsust ja vaatan, tegelikult see arvestus ju puudutab ainult koosseisu ja tööjõukulu. Aga kool ei ole ju ainult töötajad, kool on ka hooned. Seda kulu ei ole ju kuskil kirjas, seda kulu ei ole isegi analüüsitud. Ja kui me võtame selle sama kooli koosseisu kinnitamine, siis tegelikult ka see otsus on volikogul antud pädevust ületades. Volikogu pole seadusega antud üldse pädevust koolides kinnistada koosseisu. See on kooli direktori pädevus. Tegelikult on tegemist õigustöise otsusega. Kui me tegelikult vaatame seda laiemalt, siis täna ju haridusvõrk ju annab selle kindluse inimestele. Täna Mikitamäe piirkonna inimestele ongi see sama probleem, et volikogu ei isegi selle ümberkorraldamise otsuses ei märkinud ühtegi kriteeriumit, ühtegi numbris näitajad, et mitme lapse puhul avatakse teatud klassid Mikitamäel. See on varjatud kooli sulgemine, kus täna on tegelikult tulevikus antud ju koolidirektorile see õigus otsustada, kas ta tulevikus avab seda klassi Mikitamäel või mitte. Ja täna ongi siis esitatud eelnõu tegelikult, mille soov on, et pöörata tagasi see reform ja viia läbi ikkagi korrektne arengukava, kus kõik inimesed saaksid kaasa rääkida. Mitte sellise olulise küsimuse
vastuvõtmisel otsustaksid ainult teatud kitsad huvigrupid. Nii, aitäh! On küsimusi, võib-olla ma vastaks hea meelega küsimustele. Aitäh! Annaksin kõigepealt kaasettekandjale Jaana Metsale sõna ja siis meil on teine mikrofon ka Jaanale olemas. Jah. Tere ka minu poolt, lugupeetud volikogu, vallavalitsus ja külalised, ja hea meelega edastaksin siis vallavalitsuse arvamuse sellele eelnõule. Et Aleksander Sven Esse esitas siis eelnõu Mikitamäe kooli tegevuse jätkamine lasteaed põhikoolina, aga siin kõlas palju süüdistusi, aga tegelikult ongi koolivõrgu ümberkorraldamise eesmärgiks ikkagi tagada kvaliteetne haridus, võrdsed hariduse kättesaamisel ja kaasajastatud õppetingimustega võimalused kõigile valla õpilastele ja võrreldes teiste valdade praktikaid tegelikult Setomaa vald pidas hästi palju koostöiseid arutelusid erinevate huvigruppidega, olid need huvigrupid siis lapsevanemad, hoolekogud, õpilasesindused, õpetajad ja koolijuhid ja see soov haridust ühise juhtimise alla siis ja koolivõrku ümber korraldada tuligi tegelikult kodanikualgatusena, seda esialgu ei algatanud vallavalitsus. Ja siin jah kõlas, et arengukavas ei olnud selle kohta midagi öeldud. Arengukavas on kirjas, et Setomaa valla haridusmudel on 31. märtsiks 2024 loodud ja tõepoolest enne seda, kui vallavalitsus oli teinud otsused ja tähendab eelnõu ja volikogu vastu võtnud otsused, ei saanudki see olla arengukavasse sisse kirjutatud, sest keegi ei teadnud, missuguse otsuse volikogu selles suunas teeb. Nii et seda kõike arvestades ka seda, et otsuses on kirjas, et kõikides kooli õppekohtades jätkavad kõik siis kooliastmed, ei saa teha direktor siin ainuisikuliselt mingeid ümberkorraldusi, see on ikkagi vallavolikogu otsus, et kas ta leiab, et koolid ja kooliastmed jätkavad ka edaspidi, aga praeguse otsuse raames peavad kõikides õppekohtades kõik kooliastmed siiski jätkama. Ja vallavalitsuse seisukoht on teil? Ja vallavalitsuse seisukoht on siis, et selle ettepanekuga mitte arvestada, et vallavalitsus ei toeta antud eelnõud. Kõik? Aha, aitäh, Jaana. On küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Palun, Imre. Minu seos on see, et ütleme, ma olen mingi Setomaa valla elanik. Olen pikka aega olnud tööl ka Mikitamäe vallavalitsuses.
ja tänu sellest tulenebki see seos. Aitäh! Jah. Aitäh! On kellegi veel küsimusi? Palun, Maarja! Selgusetuks see, et kuidas siis nüüd uue nii-öelda vastu võetud otsusega siis jääb direktorile õigus otsustada, missugused klassid ta avab või missuguses, kuidas see siis võimalik on nüüd ja kuidas varem ei olnud. Et ütleme, et meil on direktorid ka praegu igas koolis, meil jätkab lihtsalt koondasutusena, meil liidetakse, koolid on ühe direktori all, et kuidas siis varasemalt direktor mõtles, et näiteks, võtame näiteks direktori on ju, meil tõenäoliselt tulebki Meremäel selline situatsioon, et ühtegi õpilast ei ole. See on täiesti reaalne, et ühtegi õpilast ei ole, siis seda klassi ei avata. Aga ütleme näiteks, et meil on praegu kool, meil on 3 kooli ja direktor vaatab, et ta ei taha ühes klassis on 2 õpilast, ei taha avada. Aga mis te arvate, et mis kogukond selle peale ütleb? Või need lapsevanemad selle peale ütlevad, kus lapsed käivad seal koolis hetkel. Ja mis te arvate, et kas volikogu siis ei ütleks vallavanemale või vallavanem ise, ma arvan, meil piisavalt arukas või kes iganes vallavanem on, et kui direktor hakkab ise päitsema, et siis ta ikkagi ütleb, et kuulge, meil on kogukonnas teised kokkulepped, et meil on need klassikomplektid avatud, et kuidas te siis seda toote välja, et kas see direktor on nii võimas, et ta julgeb astuda oma tööandjast üle? Tööandja on hetkel siis rahvas põhimõtteliselt. Maarja, ole hea, formuleeri see küsimus nüüd lühidalt, see oli palju küsimusi seal sees ja ära tee sissejuhatust. Kuidas siis praegu, mille järgi te ütlete, et direktor saab nüüd ainuisikuliselt otsustada, kas ta avab klassi või ei ava? Sest vastus on selles, kui me täna vaatame seda koolivõrku, siis täna oli 3 eraldi asutust. Oli Meremäel, lasteaed põhikool, oli, ütleme, Mikitemäel lasteaed põhikool ja Värskes oli gümnaasium. Ja nendele kõigile 3 laieneb ju põhikooli gümnaasiumi seadus. Ja kui täna on, ütleme, põhikooli gümnaasiumi seadus põhikool, siis on koolidirektor kohustatud seaduse alusel neid klassikomplekte nagu seal pidama. Ei saa olla niimoodi, et ühes siis põhikoolis näiteks otsustatakse sulgeda, ütleme, 6. klass. Seda lihtsalt ei saa. Seadus seda ei luba. Aga täna on olukord ju teine. Täna ei ole meil enam, ütleme, nendes koolikohtades iseseisvad asutusi. Täna on ju 2 kooli. Ja nende koolide osas langetabki otsused direktor. Ja direktor ongi teatud osas, ütleme, seadusest tuleneva pädevuse piires kõrgem kui ka vallavanem. Tema, ütleme, ikkagi juhindub seadusest. Ta ei saa teisiti. Ja kui me võtame nüüd, ütleme, teisi neid koolivõrgu ümberkorraldamise otsuseid, siis volikogu koolivõrkude ümberkorraldamises on juba seadnud teatud piirid laste arvule. See oleks see garantii, ütleme, kui täna oleks ka Setomaa volikogu seadnud teatud laste arvu piirmäära. Siis ei oleks saanud direktor otsustada. Aga täna seda ei ole. Aitäh. Maarjas oli veel küsimus. Olegi veel küsimusi? Aitäh. Siis ettekandjal kaasendajal on kellegi sõnavõtusoove. Palun, Maarja. Ja, et ikkagi jätkuks, et minu jaoks see sõnavõtt või see vastus kõlas natuke demagoogiana, sest ma ikkagi lähtun sellest, et kui meil on palgale võetud direktor, kes siis teostab valla soovi, et kui on hariduskomisjonis arutatakse, kui meil on mingid soovid siin vallavolikogus või üldse, et kui meil on vallarahval mingi soov, siis koolidirektor ikkagi ka peab lähtuma kogukonna soovist. Ja kui meil on hetkel on kokku lepitud, et igas õppekohas, mis meil hetkel on, jätkub õppetegevus, et see siis ka niimoodi on. Selge see, et kui tulevad mingid etteolematud asjaolud, et tõesti, et lapsi ei ole, et siis saab selle üle vaadata, aga hetkel, et selliselt, et ma nüüd hirmutaksin kogukonda sellega, et direktor ainuisikuliselt otsustab, siis ma tõesti ei usu. Ma ütlen, et kuidas me saame võtta inimese tööle, kes tegutseb vallarahva soovi vastu? See ei ole loogiline, ütlen mina. Et ma ei tea, kui keegi arvab teistmoodi, et saab niimoodi, et kuidas sa oled firma juht, kui nõukogu sind ei toeta? Sind võetakse maha.
ma arvan, et direktori puhul on samamoodi. Aitäh! Aitäh! On kellegi veel sõnavõtu soove? Palun, Arno! Minu arust need 2 rahva pöördumist volikogu poole on Setomaa vallaloos ajaloolised. Rahvas pole kunagi nii tõsiselt oma arvamust avaldanud nii suures arvus, kuigi siin kaasettekandja üritab väita, et väga palju üritusi on toimunud, see on pikk rida, aga tuleb välja, et keegi on kusagil ikka midagi valesti. Kui kõik need üritused, mis siin toodud on, oleks siis ära arutatud, siis tõenäoliselt poleks ka neid 2 pöördumist. Ei Mikitamäe, ei Värska kooli pöördumist. Tõenäoliselt on ikka midagi väga suurt meil valesti, üksteisest mööda rääkimis, tõenäoliselt siis räägitakse huvigruppidest. Minu arust väga suured huvigrupid on siin esitatud oma arvamuse. Teistes huvigruppides, ma ei tea, siis missuguse huvigruppe me arvestame, kas suuri huvigruppe või väikseid kindlaid huvigruppe. Tõenäoliselt paistab, et me arvestame väga väikseid huvigruppe, kus on kellegi huvid. Kui oleks avalikult kõik need asjad hästi läbi räägitud, arengukavad pikaajaliselt, siis tõenäoliselt ka neid 2 pöördumist ei oleks tulnud. Kuigi üritatakse selgeks teha, et jah, meil on olnud, aga see 2 pöördumist näitavad hoopis vastupistist pööret, et on toimunud midagi väga pööraselt valesti. Aitäh! Aitäh! On kellegi veel sõnavõtu soove? Võib-olla repliigi korras, ma ütleks ka seda, ütleme, et kui natukene nagu tutvusest Eesti omavalitsuse praktikatega, siis tegelikult haridusvõrk on see teema, mille ümberkorraldamine ei ole käinud üleöö. See on tegelikult ikka väga-väga pikk protsess olnud. Paljudes kohtades on mitu koosseisu olnud, kus tegelikult nagu ongi, ütleme, et kus vallavalitsus koostabki mudeli, mida ta siis läbi arengukava, läbi sektor arengukava hakkab siis inimestele tutvustama. Et inimesed nagu saaks nagu aru, ütleme, mis on selle mudeli taga. Täna, ütleme, siin ongi see sama probleem, et seda mudeli tagamaad nagu keegi ei tea. Ja see, ütleme, et direktor juhindub ainult, ütleme, vallavanema ettekirjutustest oma töös, ei ole ka päris õige. Direktor juhindub ikkagi põhikooli gümnaasiumi seadusest. Aitäh! Repliigiks soovis Jaana Mets. Erinevatel rahvakoosolekutel oli välja toodud nende mudelite plussid ja miinused ja siis ka see, miks jõuti just selle mudelini. Et see, et meil ei olnud erinevaid mudeleid arutelulaual, ei ole pädev seisukoht, et kõik need mudelid said kõikide piirkondade koosolekutel läbi arutatud. Aitäh, Jaana! On kellegi veel repliigisoove? Palun, Üllar! Repliigi korras ütleks veel seda, et mitte kuidagi ei saa nõustuda ettekandja väitega või süüdistusega, nagu me oleks praegu kuskil ääremaal. Kui me vaatame Obinitsa, Meremäe ja ka Luhamanurga poolt sinna poole, siis on hoopis Mikitamäe oma suuruselt teise rahvastiku kukkumisega perifeeria Setomaa vallas. Nii et vaatame ikkagi seda, Meremäe ja Obinitsa on 2 suurt küla, kes on mõlemad Setomaa valla ajal pluss 10% rahvastik kasvanud. Mikitamäe osas on pea 15% kukkumist rahvastikul. Nii et ei saa öelda, et üks piirkond on ääremaa ja teine on tähtsam. Aitäh! Võib-olla ühe repliigi veel ütleks, ütleme, sellele viimasele sõnavõtule, ütleme, jah, ongi viimane repliik, sest tegelikult, ütleme, volikogu ei saa tegelikult oma valda, eriti nii väikest valda, kui Setomaa vald, lahterdada, et üks on nagu parem keskus, teine on perifeeria. See ei ole päris nagu õige, ütleme, lahterdamine. Ja seda veel eriti koolivõrgu teema. See, ütleme, mis siit sõnavõtus nüüd läbi kumas, ongi see sama, ütleme, varjatud haridusvõrgu reform,
tegelikult meie arvatavasti ei julgenud öelda välja, ütleme sõna otseselt, ütleme, et kuna Värska ja Mikitamäe vahe on niivõrd olematu, et vallal käib üle jõu 2 kooli pidamine ja me paneme kinni väiksema kooli. Seda me ei julgenud tunnistada. Me võime kõik täna vangutada päid, et seda ei ole niimoodi olnud, aga siit ju kumab läbi, et see oli nii. Ja siis me mõtlesime sellise nagu sihukese nagu peene reformikava, et me tegelikult teeme need õppekohad, näiliselt mitte midagi ei muutu, aga tuleviku osas kindlust ei ole. Nii, on kellegi veel repliigi soove? Maarja, palun. Ühe veel? Ei, sul oli sõnavõtt oli sinu, jah. Tahtsin nüüd öelda, et lihtsalt, et tegelikkuses on ka äärmiselt inetu tulla ja siia natuke nagu laimu levitada, kuna see läheb otse, levib meie valla kodanikele, siis mina Haridus- ja Noorsookomisjoni esimehena olen kohustatud ütlema, et sellist plaani ei ole kordagi komisjonis arutatud. Me oleme küll rääkinud erinevatelt, et mis koolid ja kus võiksid olla, aga seda, et Mikitamäe kooli sulgeda, seda mina ei ole kordagi kuulnud, ei volikogus ega ka komisjonis. Et seda mina julgen valla kodanikele kinnitada ja tõesti, et see on teie nagu selline, ma ei tea, kujutleda, inimesed võivad arvata igasuguseid asju, aga oma arvamistega peab vahest ka ettevaatlik olema, siis te võite ka öelda, et ma arvan seda, ma ei ole seda kuulnud, aga kui te tulete väidate, et see on selline tagaplaan, et siis tegelikkuses on ikka äärmiselt inetu jällegi ja selline segaduse ja hirmu külvamine meie kodanikele. Aitäh! Teil ei ole rohkem sõna. Ei, meil on nüüd volikogu liikmete repliigid. On kellegi veel repliigi soove? Palun, Arno. Aitäh. Ka siin kõrvalist natuke valesti väljendas. Kõige ebameeldivalt võib-olla ütles ikka valla volikogu liige ettekandja ei nimetanud nii ebakorrektseid asju. Volikogu liige nimetas natuke ebakorrektsemalt neid asju, need paluks täpselt, mitte süüstada ettekandjad. Tegelikult natuke volikogu liige ikka panime kõvasti puusse selle asjana. Aitäh. Nii, on kellegi veel repliigi soove? Kui ei ole, siis aitäh ettekandjale. Siis panen hääletamisele päevakorrapunkti number 3. Vallaelanike algatuse eelnõu Mikitamäe kooli tegevuse jätkumine lasteaed põhikoolina. Kes on selle otsuse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. 1, 2. Kes on vastu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Sul on püsti, jah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jah, 12 vastu, 2 poolt, 12 vastu. Seega otsus läbi ei läinud. Päevakorrapunkt number 4. Vallaelanike algatuse eelnõu Värska gümnaasiumi nime säilimine. Kes on selle ettekandjaks? Triinu Kootov on teatanud nüüd, ma ikkagi lootsin, et ta saab tulla, et ta ei saa kohal tulla, siis selle otsuse eelnõu kannan ette mina volikogu esimehena. Kuna jah, meil on ka menetlusajad. Värska gümnaasiumi nime säilimine. Setomaa valla otsuse eelnõu. Arvestades 21. veebruari 2024 rahvaalgatust Värska gümnaasiumi nime säilimine ning tulenevalt KOKS paragrahv 32 lõige 1 Setomaa vallavolikogu otsustab. Punkt 1. Värska gümnaasium säilitab oma nime Setomaa valla registrikood 7502 58 74 säilitab oma nime Setomaa valla haridusasutuste ümberkorraldamisel. Punkt 2. Muuta Setomaa valla volikogu 29. veebruari 2024. aasta otsuse number 4 punkt 2 ning sõnastada see alljärgnevalt. Värska gümnaasium, registrikood 7502 58 74 nimi ei muutu.
ning alates 1. september 2024 on Värska gümnaasiumi 3. kooliastme sulgudes 7.–9. klassi õppekohad Värska Alevikus, Mikitamäe külas, Meremäe külas. 10.–12. klass asub Värska Aleviku õppekohas. Punkt 3. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Punkt 4. Otsuse peale võib esitada vaide Setomaa vallavolikogu haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teada saamise päevast või päevast, mille oleks pidanud otsuse teada saama, või esitada kaebuse Tartu halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Et kaasettekandeks palun sõna Jaana Mets. Esitan siis Setomaa vallavalitsuse arvamuse eelnõule. Triinu Kootov esitas 10. aprillil 2024 eelnõu Värska gümnaasiumi nime säilimine. Aga kuna eelpool nimetatud koosolekutel arutati seda nime ka Meremäe ja Mikitamäe hoolekogu lapsevanemate ja õpilasesindustega, siis enne juba kooli nime otsuste tegemist tuli Mikitamäe ja Meremäe erinevate kogukondade poolt siis kindel soov, et kooli nimeks saaks Setomaa kool ja Setomaa gümnaasium. Värska gümnaasiumi hoolekogu koosolekul ja kogukonna koosolekul tehti küll ettepanek, et säilitada Värska gümnaasiumi nimi ja tehti ka ettepanek nimetada gümnaasiumi Paul Haavaoksa nimeliseks gümnaasiumiks. Aga eelistades ühe kooli, see on siis Värska gümnaasium nime säilimist, paneme ebavõrdsesse olukorda Mikitamäe õppekohas ja Meremäe õppekohas õppivad õpilased. Ja ka Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste nimekasutustraditsioon toetab nime Setomaa gümnaasium, sellepärast et varasemate liitmiste tulemusena on meil Setomaa muuseumid, Setomaa vallaraamatukogu, Setomaa kultuurikeskus, Setomaa muusikakool, Setomaa hooldekodu, Setomaa noorsootöökeskus. Seetõttu Setomaa vallavalitsus ei toeta esitatud eelnõud. Aitäh, Jaana. Kas kellelgi on kaasettekandjale küsimusi? Et ettekandja ei oska vastata küsimustele, aga kas kaasettekandjale on küsimusi? Tundub, et ei ole. On kellelgi sõnavõtusoove? Ei ole. On repliike? Palun, Arno. Väga kahju, et Värska gümnaasiumi nime säilitajate eeskõnadel ei jätkunud lõpuni sirget selga, tule kaitsta oma eelnõud. Nõus küll oma kodanikualgatus, siis oleks peal ikka sirge seljaga lõpuni tulema. Väga kahju, et ei julgelt tulla volikogu istungile. Aitäh. On kellelgi veel repliigisoove? Ei ole. Siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 4. Valla elanike algatuse eelnõu Värska gümnaasiumi nime säilimine. Kes on selle otsuse eelnõu poolt? Palun käetõstmisega märku anda. 1, 2, 3. Kes on vastu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kes on erapooletu? 3 oli vastu ja 11, või see 3 oli poolt ja 11 vastu. Seega otsuse eelnõu läbi ei läinud.
Päevakorrapunkt number 5. Setomaa lasteaia põhimäärus. Ettekandeks palun sõna Jaana Mets. Aitäh. Setomaa lasteaia põhimäärus vaadati siis läbi lasteaia hoolekogude, õppenõukogu ja poolt ja tehti vajalikud ettepanekud. Need ettepanekud, mis siis kuna põhimäärust koostades oli arvesse võetud praegune Värska lasteaia põhimäärus, siis ja need ettepanekud, mis hoolekogu tegi, siis arvestades ettepanekuid ja Kelsi paragrahve tehtigi see eelnõu ja 3 ettepanekut arvestati ja 3 ettepanekut ei arvestatud, et te olete saanud tutvuda lisaga, ei arvestatud ettepanekuga, et ei ole vaja sümboolikat koos kõlastada, sellepärast et leiti, et valla allasutuste sümboolika kasutamine peab olema ühtne ja järgima sümboolika kasutamise tava. Muudeti punkt, kuidas informeerida lapse tervisehäiretest ja muudeti see sõnastus nii, et informeerima lasteasutust lapse tervisehäiretest, mis võivad olla ohtlikud nii lapsele kui teistele, sellepärast et andmekaitse ei saa kohustada lapsevanemaid kõikidest terviseprobleemidest informeerima. Oli ettepanek, et siis ka õpetajad abistavad töötajad võiksid olla pedagoogilised töötajad, aga selle, missugused on õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud, selle kehtestab KELS. Ja oli ka see punkt, et eemaldada see, et atesteerimise korraldamise eest vastutab direktor, seda me ka ei saanud arvestada, sellepärast et see on direktori vastutusala. Ja oli ettepanek, et lisada juurde regulaarsus, millega töötab pedagoogiline nõukogu, sellega arvestasime ja see on lisatud regulaarsus vähemalt 2 korda aastas ja oli ettepanek hoolekogu töökorda puudutavad paragrahvid välja jätta, sest on tegemist liigse dubleerimisega ja see on ka välja jäetud ja arvestatud. Ja haridus- ja noorsookomisjon arutas seda põhimäärust 2 korral, esimesel korral siis tegi oma ettepanekud põhimäärusele ja teisel korral vaatasime üle põhimäärusele laekunud ettepanekud ja haridus- ja noorsookomisjon sai avaldada siis oma arvamust, kas vallavalitsus on nende ettepanekute menetlemisel
käitunud haridus- ja noorsookomisjoni ka ühel meelel olevalna. Nii et sellisel kujul ta on Värska lasteaia põhimäärus. Ja kuna uus määrus hakkab kehtima 1. septembrist, siis sellega muutub kehtetuks varasem Värska lasteaia põhimäärus. Kõik? Jah. Ahah. Ütle alati selles mõttes, siis ma tean, et natukene ebatäpsus ilmselt. Meil ei ole tegemist Värska lasteaeda. Setomaa lasteaia põhimäärust rääkis. Ettekandja räägib Värska lasteaiast. Ma ütlesin, et Värska lasteaia põhimäärus muutub kehtetuks. Nii, kaasettekandjaks palun sõna Maarju Uiboga. Ja nagu Jaana juba eelnevalt mainis, siis arutasime seda 2 komisjoni istungil ja komisjon tegi ettepaneku see põhimäärus vastu võtta. Siis Setomaa lasteaia põhimäärus vastu võtta. Kõik. Nii, aitäh. On kellelgi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Palun, Piret. Mul tekkis küsimus selle ametliku lühendi kohta, et Setomaa lasteaed on üks lühema nimetusega allasutus. Miks siin on vaja lühendit? Ma toon võrdluseks Setomaa vallaraamatukogu on päris pikk allasutuse nimetus. No ilmselt see on Setomaa lasteaia ametlik lühend on jah, SLA, sellepärast, et kui on selliseid väga pikkasid dokumente ja pikki loetelusid, saab seda kasutada ametliku lühendina, aga ilmselt ei ole see iga kord tõesti vajalik ja otstarbekas, et selles suhtes väga õige tähelepanek. Aitäh. On kellelgi veel küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Ei ole. On sõnavõtusoove? Repliike? Ei ole. Siis aitäh ettekandjale. Panen hääletusele päevakorrapunkti number 5, Setomaa lasteaia põhimäärus. Kes on selle määruse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. Aivar, sul on ka või? Ahah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 14 poolt, seega vastu erapooletud ei ole, seega on määrus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 6, Setomaa kooli põhimäärus. Ettekandjaks sõna Jaana Mets. Setomaa kooli põhimäärus saadeti siis vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi seadusele koolide hoolekogudele, õppenõukogudele ja õpilasesindustele arvamuse avaldamiseks. Lisaks arutas eelnõud ja teisel korral siis eelnõule laekunud ettepanekuid Haridus- ja noorsookomisjon. Arvestati ja aktsepteeriti kõiki ettepanekuid, välja arvatuid neid, mis põhikooli ja gümnaasiumi seadus reguleerib teisiti või mis pole põhimäärusega reguleeritavad valdkonnad. Näiteks need küsimused, mis on reguleeritud siis õppekava või ametijuhenditega. Samuti jäeti välja hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kirjeldus, sest see on reguleeritud dokumendis valla haridusasutuste moodustamise kord ja töökord. Näiteks arvestati ettepanekuga, et koolis omandatava hariduse liik on üldharidus ja luuakse eeldus õpilaste jätkamiseks 3. kooliastmes,
muudeta ja saavutatakse tase, mis võimaldab õppimise jätkamist 3. kooliastmes ja ei arvestatud siis nende punktidega, mis käsitlevad direktori ametijuhendi lisamist või direktori kohustuste lisamist, siis sellepärast, et see ei ole põhimäärusega reguleeritav. Ka ei toodud põhimääruses ära siis Setomaa kooli ja Setomaa gümnaasiumi eripära, sellepärast et koolide õppekavad on eraldi dokumendid ja Setomaa kooli ja Setomaa gümnaasiumi eripära reguleerivad õppekavad. Ja arutusel oli ka see, et kas peaks ära jätma raamatukogu töö, aga tegelikult raamatukogu on PGS-i järgne kohustus, siis aga mismoodi raamatukogu tööd on organiseeritud, kas see raamatukogu rolli täidab vallaraamatukogu või on see kuidagi teisiti organiseeritud, see on siis juba töökorralduslik küsimus. Arutasime ka seda, missugune on koolide ameti, tähendab töökeel ja missuguses keeles toimub õppetöö ja leidsime ikkagi, et jätame lähtuvalt keeleseadusest, et ametiasutuse ikkagi keel on eesti keel ja ka õppekeel on eesti keel, aga tõime sinna juurde siis 3. punkti, koolis kasutatakse kohaliku kultuuri ning traditsioonide väärtustamiseks ja edasikandmiseks seto keelt. Ja see on siis ka punkt, kus vallavalitsus arvas, et võiks küsida volikogu arvamust. Nüüd oli... Et kas et volikogu selge, kõik, okei. Tahab arvamust avaldada selle keelepunkti kohta. Ei. Aha, me ei saa... Meil on ikka üldmäär. Jah. Sul oli, nüüd on kõik või? Ahah, selge. Ei, meil on ikka üldmääruse eelnõu. Ja. Nii, kaasettekandeks palun sõna komisjoni esimees Maarja Uiborand. Jaa, et nagu taaskord Jaan ütles, et 2 komisjoni istungil arutati seda põhimäärust. Viimasel komisjoni istungil meil tekkis ka arutelu selle üle, et kas siis veelgi täpsustada, kuigi see on nüüd oma kooli ja meil pigem gümnaasiumi määruse osas, aga lõpuks me jõudsime ka selle kooli määruse koha peale, et kas siis peaks tooma juurde taaskord need kooliastmed, et kus koolis siis, kuigi meil on otsusega on kirjeldatud, kus kohas siis, mis tasemel haridust antakse. Ja me jõudsime selleni, et hetkel ei lisata, aga kui tulevikus on vaja, siis võib neid täpsustusi veel teha, erinevaid täpsustusi, et kuna aeg on muutumises kogu aeg. Ja sellisel kujul hetkel komisjon siis soovitab volikogul selle põhimääruse vastu võtta. Aitäh! Aitäh, Marja! On kellelegi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Ei ole. On sõnavõtusoove, repliike? Ka ei ole. Siis aitäh ettekandjale, kaasettekandjale.
ja panen hääletusele päevakorrapunkti number 6, Setomaa kooli põhimäärus. Kes on selle määruse eelnõu poolt, palun käe tõstmisega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14 poolt, seega vastu ja erapooletud ei ole. Seega on määrus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 7, Setomaa gümnaasiumi põhimäärus. Taas ettekandeks palun sõna Jaana Mets. Täpselt samamoodi nagu Setomaa kooli puhulgi küsisime siis arvamust põhimäärusele koolide hoolekogudelt, koolide õpilasesindustelt ja koolide pedagoogilistelt nõukogudelt ja enamasti ettepanekud ühtisid siis Setomaa gümnaasiumi põhimäärusele tehtud ettepanekud ühtisid Setomaa kooli põhimäärusele tehtud ettepanekutega ja arvestasime ja aktsepteerisime neid ettepanekuid, mis ei olnud vastuolus põhikooli ja gümnaasiumi seadusega või mis ei olnud siis reguleeritud teiste dokumentidega, õppekavaga, ametijuhenditega ja vastavad muudatused on siis ka Setomaa gümnaasiumi põhimäärusesse sisse viidud. Ka siit on välja võetud punkt, mis reguleerib hoolekogude moodustamise korda ja töökorda, sellepärast et see on eraldi dokument ja seda ei ole mõttekas dubleerida. Nii et minul kõik. Aitäh! Kaasettekandeks palun sõna Maarja Uibokandu. Nagu 2 eelnevat põhimäärust olid ka see põhimäärus arutelul ja siin siis tõesti üks komisjoni liige esitas sellise küsimuse, et võib-olla peaks ära märkima, et kus kohas toimub gümnaasiumiõpe ehk siis 4. kooliaste, et missuguses õppekohas ja võib-olla siis veel midagi seal täpsustada, aga tõesti siis seekord otsustasime, et ei lisa ja vaatame, et kui edaspidi on vajadust, et siis tuleb uuesti üle vaadata ja uuesti otsustada. Aga täna siis on soovitus see põhimäärus vastu võtta. Aitäh! On kellelgi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Ei ole. On sõnavõtusoove? Repliike? Ei ole, siis aitäh ettekandjale, kaasettekandjale ja panen hääletusele päevakorrapunkti number 7, Setomaa gümnaasiumi põhimäärus. Kes on selle määruse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. 12. Sa ikka teete ka püsti Aivariga või? 13. Aha, siis on 14 poolt. Seega vastu ja erapooletud ei ole, seega on määrus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 8. Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord. Taas ettekandjaks sõna palun Jaana Mets. Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord kehtestatakse siis põhikooli ja gümnaasiumi seaduse alusel ja ka koolieelse lasteasutuse seaduse alusel. Ja see on jällegi läbi arutatud haridus- ja noorsookomisjonis ja on olnud ka siis arutelus just
nendes hoolekogudes tehtud ettepanekuid just natuke sõnastuse muutmise osas ja on olnud ka arutusel see, et kas ja kui suure peaks olema see lasteaia ja kooli hoolekogu, aga praegu oleme leidnud, et sellisel kujul on ta optimaalne, et väga suureks organiks muutudes ei ole ta mobiilne ja ei saa võtta kiiresti vastu otsuseid ja teha koosolekuid. Ja tehti ettepanekud ka siis hoolekogu töö kohta selles mõttes, et kui sageli peaks need hoolekogu koosolekud toimuma ja ka need ettepanekud on siis arvesse võetud ja sisse viidud. Et siin on ka need piirangud, et kes ei tohiks kuuluda hoolekogu koosseisu. Selge. Aitäh ettekandjale. Kaasettekandeks palun sõna Maarja Uibo-Kand. Jaa, et oli arutelul. Komisjon arutas päris intensiivselt. See oli nüüd mitte viimane komisjoni istung, vaid eelviimane. Ja kohal olid kutsutud ka hoolekogude esindajad. Ja tõesti see põhipoleemika oli selle ümber või üldse arutelu, et kes peaks olema hoolekogus, kui suur peaks olema hoolekogu ja üldse muud asjad üle ka muidugi. Aga komisjon siis otsustas, et võtta sellisel kujul ta vastu ja jällegi, et kui see kooli hoolekogu on 1 aasta ära toimetanud ja kui selgub, et miski ei sobi, et siis saab muudatused ellu viia. Aga sellisel kujul jah siis hetkel, et vastu võtta. Aitäh. On kellelgi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Ei ole. On sõnavõtusoove, repliike? Tundub, et ka ei ole. Siis aitäh ettekandjale, kaasettekandjale. Panen hääletusele päevakorrapunkti number 8. Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord. Kes on selle määruse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. 1, 2, 3, 4, 14 poolt, seega vastu erapooletuid ei ole, seega on määrus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 9. Setomaa valla volikogu 22. veebruari 2023 otsuse number 5, Setomaa valla volikogu haridus- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine muutmine. Ettekandeks palun sõna Maarja Uibo-Kand. Maarja, ole hea, mine ka sinna siseb kaamerasse ka pilt ettekande puhul. Jaa. Et muuta komisjoni tööd efektiivsemaks, siis on ettepanek lisada komisjoni liikmeks Sigre Anderson. Ja meil komisjonist lahkub või komisjonist lahkub Lauri Mäesepp. Et Sigre on Meremäe kooli õpetaja ja sealse piirkonna eestvedaja. Et kuna Lauri oli ka valitud, siis just nimelt siis Meremäe Obinsa piirkonnast, et piirkonna esindatus säiliks ja samuti on ka siis nüüd kooli esindatus ühe õpetaja näol olemas komisjonis. Sigre on üldse, ta on pikaajaline pedagoog ja kogukonna eestvedaja. Aitäh!
Nii, aitäh. On kellelgi küsimusi ettekandjale? Ei ole. On sõnavõtusoove, repliike? Tundub, et ka ei ole. Siis aitäh, Maarja, ettekande eest. Ja panen hääletusele päevakorra punkti number 9, Setomaa vallavolikogu 22. veebruari 2023, otsuse number 5, Setomaa vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine, muutmine. Kes on selle otsuse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. 14 poolt, seega vastu ja erapooletud ei ole, seega on otsus vastu võetud. Nii, päevakorrapunkt number 10. Setomaa valla arengukava 2024–2033 muutmise algatamine. Ettekandeks palun sõna Margeri Roosimaa. Nii, tere austatud vallavolikogu esimees, vallavolikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, külalised ja meie jälgijad sotsiaalmeedias. Esitan Setomaa valla arengukava muutmise algatamise otsuse ja ettepanek on siis kinnitada arengukava, investeeringute kava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu koostamise ajakava siis järgmiselt. Kõik 3 dokumenti on siis koos avatud ja koostamisel ja see periood oleks siis 3. juunist 14. juulini. See on siis see periood, kus komisjonid peaksid arengukava arutama, tegema oma ettepanekuid ja selleks, et me saaksime valla kodanikke ka kaasata, on meie poolt ettepanek või vallavalitsuse poolt ettepanek, et komisjonide koosolekud võiksid olla avatud koosolekud ja erinevates piirkondades, et komisjonidesse saaksid tulla ka vallakodanikud. Arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub valla veebilehel perioodil 22. juuli kuni 4. august. Teade tuleb siis avaldada ka maakondliku levikuga ajalehes. Avalik arutelu toimub 9. augustil kell 2 Värska kultuurimajas ja vallavalitsus esitab siis vallavolikogule kinnitamiseks arengukava, investeeringute kava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu hiljemalt 31. augustil. Aitäh! Aitäh, Margeri. Ettekandeks palun sõna Üllar Tamm. Jah. Me arutasime ka komisjonis Margeri poolt välja pakutud ajakava ja üks on selge, et see töö on vaja ära teha. Suvi on peale tulemas, puhkust aeg paljudel. Mida varem me pihta hakkame, seda kiiremini me saame selle tööga tehtud. Nii et komisjon toetas täielikult välja pakutud ajakava. Proovime üheskoos selle asja nüüd jälle muudatused paberile saada, et asjaga edasi minna. Aitäh! Aitäh! On kellelgi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Ei ole. On sõnavõtusoove, repliike? Ka ei ole. Siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 10, Setomaa valla arengukava 2024–2033 muutmise algatamine. Kes on selle eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. 1, 2, 3, 4, 14 poolt, seega on otsus vastu võetud. Nii, nüüd on meil volikogu kestnud tund ja 28 minutit, et 1,5 tunni pärast peaks pausi tegema. Et meil on jäänud veel 5 päevakorrapunkti, nii et kuulutan välja vaheaja 10 minutit, kohtume 16:38.
esitada ka küsimusi. Nii, kell on saanud, austatud volikogu liikmed, kell on saanud 16:38, puhkepaus on läbi ja tundub, et loenduse järgi keegi lahkunud hetkel koju ei ole, kõik jätkavad istungil osalemist. Läheme edasi päevakorrapunktiga number 11, maamaksu määra kehtestamine. Üks moment, kas sobib? Ülekanne töötab. Nii, maamaksu määra kehtestamine, päevakorrapunkt number 11, ettekandeks palun sõna Eerika Joonas. Tere päevast, lugupeetud vallavolikogu liikmed ja vallavalitsus ja külalised ja kuulajad. Teie ees on eelnõu maamaksu määra kehtestamiseks ja paragrahvis 1 on toodud siis maksumäärad, mis tuleks järgmiseks aastaks kehtestada elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5% maa maksustamishinnast aastas. Teiseks siis paragrahvi punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,5% maa maksustamishinnast aastas ja käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 1,0% maa maksustamishinnas aastas. 2024. aastaks on meil vastavalt siis kehtestatud 0,3% esimeses punktis ja teises punktis ning kolmandas punktis 0,5%. Ja see on toonud meile eeldatavalt maamaksu summaks laekumiseks siis 175 000 ja natuke peale eurot, mis on 2023. aastaga võrreldes väiksem summa. Nüüd, kui 2025. aastaks kehtestada eelnõus näidatud määrad, siis peaks laekumine jääma suurusjärku 212 000 eurot. Ja siin maamaksuseaduses paragrahv 8 on ära toodud tõusupiirmäärad, et ühegi katastriüksuse maamaks ei saaks olla varasema aastaga võrreldes suurem kui 10%. See on siis juhul, kui maa pindala ja kasutusotstarve ei muutu, eks ole, ja kui on aastane kasv on 10%, kui on väiksem kui 5 eurot, siis suurendatakse maksusummat 5 euro võrra, kuid see summa ei saa olla suurem kui maksustamishind ja maksumäärast lähtuv maksusumma. Ja maamaksu arvutuse rakendamisel rakendatakse kaitsemehhanismi, et siis ei saaks ükski katastriüksus olla maamaksuga kõrgem kui 10% eelnevast aastast, et see kaitsemehhanism peab siis töötama. Ja lühidalt siis rakendussäteteks on see, et määrus jõustub 2025. aastal 1. jaanuaril ja eelmise määruse kehtetuks tunnistamine. Aitäh! Aitäh, Eerika! Kaasettekandeks palun sõna komisjoni esimees Imre Liivaga. Aitäh! Komisjonis arutasime seda teemat, oli meeles eelmise aasta kogemus, et hakkasime varakult pihta, et leidsime mingi konsensuse, et ei pane maksimummäärasid, aga saime veel vähem selles mõttes maamaksu kätte.
et pigem vähenes meil, mitte ei tõusnud, et siis seekord oli vallavalitsuse ettepanek maksimummäärad, et see 10% rakendub ja siis, kui jälle riigis midagi muutub, Riigikogu peaks uue seaduse vastu võtma, iga aasta niikuinii vaatame üle, et praegu see 10% peaks jääma ja komisjonis oli 2 liiget, kes nõudsid hääletust ja nende nagu siis läkski 4-2 hääletamiseks, 4 inimest toetas, 2 ei toetanud komisjoni liikmetest. Nende 2 väljaütlemine oligi see, et pigem sellepärast, et maksimummäär on sellepärast neil toeta, aga muidu nagu põhimõtteliselt nagu võib-olla vastu ei olekski olnud. Et seega komisjon toetas seda ja siis palun see volikogu vastu võtta. Aitäh! Aitäh, Imre! On kellelgi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Ei ole. On sõnavõtusoove, repliike? Palun, Maarja. Sõnavõtusoove, repliigini, jah? Aha. Tahtsin öelda, et võib-olla tõesti see ole kõige õigem koht seda öelda, aga hetkel tõesti, kuna see 10% piirang on peal, et siis kõikidele maaomanikele see tõus on hetkel marginaalne. Aga nüüd jällegi kuuldes seda, mida meil riigivalitsus siis plaanib teha ja sealt olen mina lugenud välja, et see piirnormiks ja piirmääraks jääb 20 eurot hektari kohta, et see on nagu jällegi väga-väga kõrge. Ehk siis siit ka, kui ma kiirelt võtsin uuesti 0,5%, et siis tegelikkuses meie põllumaad hakkasidki maksma umbes 20 euri hektar, mis on nagu väga-väga kõrge. Ehk siis hetkel on tore, et see piirmäär on ja ma iseenesest loodan, et ka järgmine aasta see piirmäär on, sest et muidu me peame ise mingi süsteemi looma, mis on jällegi väga keeruline. Aitäh! On kellelgi veel repliigi sõnavõtusoove? Karel, soovid sa repliigi? Aha. Kui ei ole, siis panen hääletamisele päevakorrapunkti number 11, maamaksumäära kehtestamine. Kes on selle määruse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kes on vastu? 1, 2, 3, 4. 10 poolt, 4 vastu, seega on määrus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 12, munitsipaaleluruumide ja mitte-eluruumide üürimäärad. Ettekandeks palun sõna Eerika Joonas. Aitäh! Lugupeetud volikogu, teie ees on eelnõu munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamiseks. Paragrahvis 1 toodud mõisteid ei ole muudetud võrreldes eelmise praegu kehtiva määrusega. Ja paragrahvis 2 on toodud siis munitsipaaleluruumide üürimääradeks remonditud korterite puhul 1,5 eurot ruutmeetri eest, remontimata korteril 1 euro ja äriühingule eluruumide üürimisel on hinnaks siis 2 eurot ruutmeeter, et 3. punkt on juurde toodud. Ning mitte-eluruumide üürimäärade puhul on siis Värskas 1,5 eurot ruutmeetri eest, Mikitamäe ja Meremäe teeninduspunktis samuti 1,5 eurot. Mikitamäe teeninduspunkti garaažil 0,5 eurot ruutmeetri eest ja Obinitsa külakeskuse ruumide üür on 1,5 eurot ruutmeetri eest. Paragrahvis 4 on siis, et käesoleva määruse paragrahvis 3 toodud üürimäärad on enampakkumise korraldamisel alammääradeks ja eelmine määrus tunnistatakse kehtetuks ning määrus rakenduks siis 1. oktoobrist. Et see tagaks selle, et need üürilepingud ja rendilepingud, mis meil on, saaksid, need seotud isikud saaksid info kätte vähemalt 3 kuud enne hinnamuutust, et siis on neil aega sellega arvestada, et 1. oktoobrist siis jõustuks. Aitäh! Aitäh! Kaasettekandeks palun sõna komisjoni esimees Raivo Kunst. Antud määruse eelnõu oli komisjonis arutusel ja komisjoni ühtne seisukoht oli, et antud eelnõu määrusena vastu võtta. Aitäh! On kellelgi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale?
Ei ole. On sõnavõtusoove repliike? Ka ei ole. Siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 12, munitsipaalelruumide ja mitteeluruumide üürimäärad. Kes on selle määruse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. 14 poolt, seega vastu ja erapooletud ei ole, seega on määrus vastu võetud. Aitäh, Erika. Päevakorrapunkt number 13. Setomaa valla teehoiukava aastateks 2024–2027 kinnitamine. Ettekandeks palun sõna Viljo Randoja. Tere, austatud volikogu, vallavalitsus ja külalised. Tuletan natuke numbreid meelde. Eelarves on 2024. aastaks teede ehituseks, remondiks ja korrashoiutöödeks eraldatud 110 000 eurot, millest 10 000 eurot on planeeritud ettenägematuks teede remondiks. Teehoiukava põhjal on käesolevaks aastaks teede remondi summa 100 000 eurot. Teehoiukava koostamisel oli peamiseks märksõnaks selliste teelõikude remontimised, mis olid kevadel raskesti läbitavad. Teehoiukava põhjal on planeeritud teostada vallateedel teepervede äravedu, kraavide kaevamist, truupide paigaldamist ja katendikihi pealevedu, ehk siis katendikihi pealevedu suuremas mahus, et need muud tööd väiksemas mahus sel aastal. Samuti oli teehoiukava eelnõu arutelul Setomaa valla majandus- ja turvalisuskomisjonis. Ja seega palun volikogul teehoiukava kinnitada. Aitäh! Aitäh! Kaasettekandeks palun sõna komisjoni esimees Raivo Punst. Jah, aitäh! Jah, tõesti, et komisjonis oli antud teehoiukava siis arutelul. Suht üksi pulgi sai kõik läbi võetud ja isegi see on hea asi, et sellel aastal on eelarves juba investeeringuteks meil siis 100 000, kui me eelmine varasemalt pidime tunduvalt väiksema summaga läbi ajama, siis loodame, et suudame sel aastal veidikenegi, nagu ütleme, asja parandada. Ja komisjoni seisukoht on, et kinnitada teehoiukava. Aitäh! On kellelgi küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Arno, palun! Avaliku kasutamise lepingus on kõigis täiskikkuses või tekib jälle mingisugune X ootamat olukord, kus siit saab teha, siit ei saa. Ma ei saanud sellest küsimusest hästi aru pärast. Avaliku kasutamise lepingus, kas kõikides mitte lepingus on olemas, tavaliselt me tekib küsimus. No neid küsimusi ikka tekib ja loomulikult kõikide kohtade peale ei ole meil võimalik teha selliseid asju, et Võime täiesti, ma saan aru, et Arno küsimus oli nende teede lõikude kohta, kus see aasta nagu seda teehoiukava praegu teostatakse. Ma isegi praegu jään vastuse võlgu nende lõikude puhul, mis see aasta tulevad küll vist ei olnud selliseid kohti sees. See on hästi. Aitäh! On kellelgi veel küsimusi? On sõnavõtusoove, repliike? Palun, Üllar! Repliigina ütleks veel seda, et sellele kava koostamisele ja komisjoni arutelule eelnes ka päris põhjalik välitöö jälle see aasta. Ma tean, et Värska ja Mikitamäe kandis Viljo ja Raivo sõitsid ringi, Meremäe, Obinitsa, Luhamaa tegime meie siin Viljoga 2 päeva, sõitsime ringi ja praktiliselt kõik teed on, mis olid nagu kavas või lehe peal on läbi sõidetud, reaalsed olud sai paberile pandud ja selle põhjal on Viljoga vastavalt rahalistele võimalustele kõige
nii-öelda tähtsamad või kõige rohkem hoolt vajavad lõigud välja valinud. Aitäh! On kellegi veel sõnavõttu, repliigisoove? Kui ei ole, siis aitäh ettekandjale, kaasettekandjale. Panen hääletusele päevakorrapunkti number 13, Setomaa valla teehoiukava aastateks 2024 kuni 2027 kinnitamine. Kes on selle otsuse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12. Arno, sul ka püsti? 14 poolt, seega vastu erapooletud ei ole, seega on otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 4, avaldused ja kirjad. Kas volikogu liikmetel on avaldusi, kirju? Ei ole, siis minul on laekunud üks suuline avaldus ja see seisneb selles, et peale volikogu istungit päevakorravälise punktina on palunud Luhamaa priitahtlikud pirtsimehed tutvuma nende ehitusobjektiga. Ma ei tea, kas nad kiivreid annavad, aga nad tutvustavad ikka, et mis neil siin tehtud juba on ja võib-olla järgmine kord satume siis, kui on juba lindi lõikamine. Jah, asi käib nii kiiresti. Nii, ei ole kellegi avaldusi kirju rohkem. Päevakorrapunkt number 15, järgmine istung. Kuna järgmine juunikuu istung toimub sellisel ajal, kus on juba lõpetamisi ja sündmusi väga palju, siis volikogu istung toimub 27. juunil kell 12 ja tõenäoliselt Seto Tšaimas. Et kell 12. Ja eesseisus, kuna on kooli lõpetamised, eesseisus toimub 21. juunil reedel kell 9. Et jõuaksid lõpetamistele ja nii edasi, et aktustele. Eesseisus 21. juuni kell 9 ja volikogu istung 27. juunil neljapäeval kell 12 Tšaimajas. Seega on volikogu istung lõppenud. Pelgalt.